varem tutvumiseks, et ja. teha täpsustusi, võib-olla suhelda oma kellegi juriidilise nõustajaga, et ostjad on nagu mures rohkem nagu selle pärast. No sellepärast on tegelikult kõik mures ja mõnikord on vale ootus see, et see käib nagu hästi kiiresti ja notarilepingud tulevad sulle 10 päeva varem või 5 päeva varem ette. Tegelikult täna reaalsus on vähemalt Tallinna kontorites selline, et kui teed Tallinnas tehingud, siis leping tuleb draftina sulle heal juhul 1 päev varem ja see on juba väga hästi. Et erandkorras kindlasti, kes on mingid vanad käijad kindla notari juures, kes on nii-öelda koostööpartnerid omavahel, siis seal võib-olla on erandeid, aga täna on ikkagi see, et ma olen näinud seda, kui mulle ütlevad isegi väga tegijad vennad, et mul on oma notar, meil seal tulevad asjad kiiremini, siis reaalsus on see, et tegelikult ei tule, et ikkagi tuleb eraldi öelda, et näiteks meil on palju otsustajaid, et kas saaks selle lepingu saata, ma ei tea, 3-4 päeva varem, aga see tähendab ka seda, et tegelikult notarisse tuleb see eelinfo ära saata 2 nädalat varem. Nii palju varem, jah. Et muidu tegelikult meie maakleritena kasutame seda, et mina isiklikult saadan notarisse, kui on lihtne korteri ostumüügitehing, saadan niisugune 5 tööpäeva varem selle eelinfo ära, et notari juristid saaks rahulikult selle lepingu valmis teha. Seks, et enne pole mõtet saata, kuna reaalsus on see, et nad ei hakka isegi seda vaatama, neil on samamoodi iga päev mingi tööd hulk ees, mida tõenäoliselt on see, et nad ootavad nagu kogu info ära ja, see on ka üks pankadelt, kui palju vaja tagasi maksta kellegile, mis summad seal on, siis millised on laenutingimused, millised on maakleri poolsed lisainformatsioonid, et kõikide osapoolse info ootavad justkui nii-öelda kokku, aga pangad ka ei saada mingi nädal aega varem iseenesest nagu, et kui võib-olla küsida, võib-olla nad saadavad varem, aga tegelikult pank saadab ka viimasel hetkel, vaadates üle selle viimase seisu ja siis alles ja notarites on ikkagi see, et kui sa ei küsi, et lepingut saaks tutvuda, siis nad ei peagi saatma nagu. Jah, tegelikult see notaritel endal siis selline hea tahe, et nad saadavad sulle selle lepingu ette. Aga nad ei saada, kui sa ei küsi nagu. Ja mõnikord ei saada, aga väga paljud bürood, kellega mina täna koostööd ikkagi saadavad. Siis nad saadavad. See on viisakas ja lisavad ka maaklerina mind alati selles mõttes sisse, et pannakse mulle ka see leping. Seks, et tegelikult nagu osapoolele, kes ei ole lepingu osapool seal lepingus, tegelikult sellele ei peaks üldse saatma. Et mõni notar mul on büroost öelnud, et teile me ei tohi saata, et kui omanik teile ise saadab, et siis palun väga. Või siis ma olen siukse trikki teinud, et ma olen pannud omaniku sisse ja saatnud notari juristile, näiteks kui me teeme kaugtõestuse tehingut, et siis on samamoodi, et tegelikult mõned notarid on seisukohal, et nad ei lisa maaklerit sinna nagu vabatahtlikult, et kui maakler ei ütle ja omanik ei avalda soovi, et ma sooviks, et ka maakler lisatakse tehingusse, siis mõne notari suhtumine võib olla see, et sind ei pandagi sinna, sa pead ise nagu siis helistama ja vaeva nägema, et sa seal tehingus saaks osaleda. Ja ega nad ei peagi teadma seda, et seda tuleb alati öelda eraldi, lihtsalt see on oluline, et nad ei keela, aga sa pead ütlema, et sa tahad osaleda ja et see on müüja ja ostja soovil näiteks siis, pigem müüja, kui sa oled müüja esindaja. Selleks, et notarisse võib kaasa minna kas või kogu suguvõsa, et tegelikult ei saa keegi keelata, notari ei keela nagu otseselt. Kui koroonaaeg oli, siis oli see, põhjendatud peab olema ikkagi mingil määral. No ei, sa võid vanaisa vanama ka kaasa võtta, kui tahad. Tulevad toetavad. Jah, tulevad toetavad, annavad nõu ja nad on mu nõuandjad kõik nagu ministritel on nõustajad, on ju, 10 tükki erinevate valdkondade omad. Kõigile notaritele see ei meeldi, absoluutselt. Et mida vähem osapooli, seda parem jälle. Et notar võib vabalt küsida, et mis te siin teete ja kelle asi on, aga ütleme nii, et enamus notarid on tegelikult väga normaalsed ja nad ei küsi, kui sul on 1-2 inimest kaasas, kes sind nõustavad või on mis iganes rollis seal, et tulevad lihtsalt kaasa. Aga ütleme jah, et notari lepinguni nagu jõuda, siis tuleb hulk tööd ära teha. See memos peab olema ikkagi käime korra selle memo läbi. Ütleme siis kõik positiivne ja negatiivne informatsioon kirjas ja mõlemad osapooled, ostja müüa siis ja ka pank täna aina enam peab olema nagu teadlik kõigest, mis seal korteri puhul nagu need agad ka on, et ei tuleks jah mingit väga suurt erinevust tehingu käigus. Mis mul kohe meenub oli, et me kirjutasime, et korter oli ikkagi väga kehvas korras, et on kapitaalremonti vajav, siis panga esindaja ütles, et nad ei ole nõus sellise sõnastusega nagu. Kuna see on elamiseks mõeldud ja elatav korter ja kuna kodulaenu antud, siis nad ei olnud nõus nagu sellise sõnastusega, et jah, et kui kirjutad ümber, et remonti vaja, on vaja remonti teha seal ja midagi sellist sanitaarremonti teise sõnastusega, et siis oldi nagu päri.
et niisugused nüansid jah, ja sealt panga esindaja vaatab ka alati üle, et ütleme, klient suhtleb küll panga laenuhalduriga, aga tegelikult on neil veel siis nii-öelda juristid, kes vaatavad seda notarilepingut. Ja seal on mitu kihti tegelikult pangas, kes vaatavad üle selle laenu andmise. Ja siis tehingus täna osalevadki pangad video kaugtõestuse teel, et nad on küll valmis seal koha peal ka nõu andma või midagi arutama, aga kõik peaks olema eelnevalt ära räägitud, kõik igasugused erisused või mingid nüansid, et mis sisustus jääb sinna kinnisvarale, millal üle antakse, kas keegi peab midagi veel tegema, kõik mingid puudused kirja pandud, et mingid puudused ei tuleks nagu nii-öelda ostja jaoks üllatusena, et mul täna hommikul üks sõber helistas, et ma olin nagu notaris ja siis ma nagu notaris öeldi mulle, et põrand on nagu vajunud, et korteris on põrandad vajunud, on ju. Et minu jaoks täiesti uus informatsioon, aga ma ikka tahtsin seda korterit osta ja ma ostsin selle ära, aga mis ma nüüd siis teen, et ma läksin korterisse vastu võtma ja mul ongi seal põrandad vajunud ja ma ei märganud seda kui ma käisin korteriga tutvumas. Et asja point on et kui te jõuate tehingusse, siis tegelikult enne tehingut teeme meie maakleritena musta töö selles mõttes ära, et me paneme kogu selle infopaki kokku, hea ja halva nii-öelda või iseärasused, mina nimetan neid halbasid asju pole olemas, vaid kinnisvara puhul on lihtsalt asjaolud, millega sa pead arvestama. Ja siis kui need on ka ostjale kui osapoolele selgitatud, et need asjad on olemas, siis ei teki selliseid põhimõttelisi vaidlusi notari laua taga, et kui et ta pole kuulnud ja kas ma nüüd olen nõus, et see tekitab notarites ka sellise arusaama, et kuulge, et ei ole isegi kokkuleppele jõudnud tingimustes, et minu asi ei ole siin oodata teie tingimuste vaidlemise üle, vaid lihtsalt kinnitada, millest olete kokku leppinud. Muidugi notar mõnikord võib nõu anda, aga mul on ka olukordi olnud, kus ma olen laua taga ja panime ühe klausli sisse, aga oli olukord, kus siis üks äripartner käis vaatamas remonti vajavat korterit, ostis flipiks, aga teine äripartner polnud kohal käinud. Ja ühele me rääkisime, et me paneme kõik need koledad sõnad, et võib esineda vammi ja kõik sellised remonti ja võib olla palk pehkinud, sellepärast et vihm on väljaspoolt sisse sadanud, on ju, vana palkmaja puidust vooder lauaga. Aga äripartner ei rääkinud teisele äripartnerile seda üle. Et me kavatseme seda tehingusse kirja panna. Ja siis seal laua taga nagu tõmmati stopp, et üks äripartner siis, kes ei olnud seal koha peal käinud, ütles, et ma ei ole nõus, et need siia punktid sisse jäävad, siis me ütlesime, et see info on teile edastatud enne, see, et äripartner teile ei öelnud, on teie enda mure ja siis oligi see, et tegelikult seal läks päris suureks vaidluseks, omanik oli ka väga emotsionaalne, hakkas nutma lausa ja siis notar ütles, kuulge, ma lähen 10 minutiks välja, et nii palju aega ma teile annan, et vaielge siin laua taga need asjad ära ja kui ma tagasi tulen, siis peab see asi nagu paigas olema, et kas me teeme tehingu või mitte. Notar läks välja kabinetist korra ja 2 äripartnerit läksid ka omavahel arutama, et mis nüüd siis saab, selleks, et mina maaklerina ei lubanud neid punkte ikkagist välja võtta, kuna ma olin seda kogu aeg esitanud, et me paneme nüüd sisse just müüja kaitseks. Ja nad tulid tagasi, ütlesid okei, et siis ikkagist meie viga, on ju. Aga mõnikord on lihtsalt kurb see, et kui on lihtsalt tavapärane korteri ost, aga tuleb mingi väga justkui omaniku jaoks lihtne asi, aga tegelikult sellest kordagi räägita, et midagi nagu töötab kas teistmoodi või ma ei tea, veesurve on näiteks kell 5 õhtul põhimõtteliselt olematu ja siis sellest ei räägita, aga näiteks lepingusse pannakse see kirja, et veesurve madal või sooja vett praktiliselt ei tule sellel ajal. Mõnikord see majandus on nii, sellepärast et pump ei jaksa töötada või mis iganes. Või pole piisavalt sooja vett ja tuleb leiget vett ainult. Ja siis kui see läheb, see on nagu arusaadav, et inimesed saavad pahaseks siis, kui nad saavad selle just laua taga teada. Ja see sõnastus üldjuhul on ka selline, mis kõlab nagu võib-olla hullemini, kui tegelikult olukord on nagu. Seda ka, jah. Ja sellised asjad tuleb nagu arvati nüansina ära panna. Muidugi isikuandmed on ju. Isikuandmed ka. Kes tehingut teeb, kes omanikuks saab, kes rahastab, kust raha tuleb, et meie saadame tegelikult alati. Miks võib-olla inimesed ei saa maaklerina koostöös aru, et kuidas see notar kõik selle andmed kokku pani, on tegelikult see, et meie maakleritena saadamegi kogu selle paketi, vähemalt meie teeme seda. Nemad küll kontrollivad registri andmed üle, rahvastikuregistri, niisugused andmed nagu üle kõik samal päeval. Ja. Mis on nagu murekohad olnud veel minu arvates on see, et millal raha kantakse notari büroos nii-öelda notarisse, et oma finantseering tuleb kanda notari deposiiti, jah.
et teinekord on ikkagi üllatus on see ostjale, et ma ei ole veel kandnud midagi, et ma ei ole lepingut teinud ju. Ei, ma ei ole drafti näinud, et ma ei saa ma ei ole ka lepingut näinud ja, ma ei saa saata raha, et tegelikult kui notari juristid saadavad deposiidi andmed, siis nad saadavad selle lausa juba varem tavaliselt kui drafti, jah? Jah, see on teinekord varem ja koos füüsilise isikuse ankeediga, et sa pead selle ära täitma. Rahapesubüroo ankeet ja tegelikult ongi mure, et meil on olnud kordi, kus inimesed mitte ei unusta, vaid lihtsalt ongi, nad ei taha raha kanda, nad ei veid skeptilised ja aga siis notar tehingut ei tee, kui see tegelikult tehingupäeva alguseks nagu kontol ei ole, siis kas lükatakse edasi või halval juhul sul kadus kuhugi see pilt ära, püüab connect ida. Internetti pole vist. Mul on õnneks internet, me oleme siin laivis. Ja kui see leping on eelnevalt tutvumiseks saadetud, siis ma ikkagi vaatan selle üle, suhtlen ostjaga, suhtlen müüjaga, küsin, kas on mingeid küsimusi, täpsustusi, et viimasel ajal on, ei tea, viimasel ajal kuidagi osade klientidega niimoodi, et nad saavad lepingu, nad ei võta maakleriga vahendust, nad helistavad kohe büroosse. Ja hakkavad ise susserdama. Ise seal korraldama mingeid uusi lauseid. Tekib segadus, jah. Ja siis tegelikult teine osapool ei ole nagu kursis, mis seal nagu lisada soovitakse ja tekib sellist pahameelt. Seda tuleb enamasti, vähemalt mul, kui see initsiatiiv kummagi osapoole pealt on, siis see tavaliselt ei ole müüja, kes minuga on juba arvestanud, mina suhtlen. Aga mõnikord ostja poolt tuleb see mõnikord ja kus tegelikult see segadus mõnikord minu arust turu peal nagu tekib praktikas on see, et see ei ole kummagi osapoole poolt tehtud, vaid notar saadab, tegelikult mitte notar, vaid notari jurist, kes paneb lepinguid kokku, saadab kõikidele osapooltele korraga mingi küsimustiku näiteks, et tere, et suke info on puudu, palun vastake ja siis kõik korraga hakkavad põhimõtteliselt nagu vastamiseks, kõigil tekib see kohustus, et mingi amet saatis talle kirja, et ta peab nüüd kiiresti vastama ja tal ongi see notari leping tulemas, siis mina, kuidas selle reageerin tegelikult on tihti see, et kui ma saan sihukese kirja, et on mingid puudused või mingid täpsustused notari juristi poolt, ma saadan kiiresti reply all, et tere, et oleme info kätte saanud, et me vastame teile ja panen teile selle info ja et mina vastan teile, et ma ei tea, suvalised nimed praegu, et Margus ja Peeter, et ei pea reageerima, ma vastan ise sellele ja siis nad teavad, nad on infoga kursis ja ma panen selle paketi kokku. Mõnikord kõige tavapärasemad küsimused, mis tulevad notarilt, kui korteri müüakse, on see, et mõnikord ununeb memos kirja panna või polegi veel saadetud see, et mis on andmeside, mis on kanalvesi, kas tuleb trassist, siuksed basic asjad. Et kuna notari jurist ei lähe ise EHR-i vaatama, et ta tahab seda tänast olukorda teada ja siis peab selle saatma, et mõnikord me saadamegi lihtsa tehingu puhul ju kinnistutehing näiteks, puhas maalapp, seal ju saadad tegelikult isikuandmed, kinnistu aadress, raha liikumised, rahasummad ja saadad nagu andmed ära ja siis, ma ei tea, päev hiljem saadad siis tehnilised andmed näiteks, kui sa tahad kiiresti nagu andmed edastada. Ja igast trikke võib juhtuda, aga see tuleb enamasti juristide poolt. Kõik oleme inimesed, tuletaks jälle meelde, et on ka olnud, et saadad nagu selle notari memo ära, aga kirja on kuskile kahe silma vahele jäänud ja ongi saadetud siis see küsimustik ostjale, müüjale, siis ongi kõik hakkad vastama, siis kirjutad tegelikult, et kõik info on teile juba edastatud. Memoga saadetud ja siis nad leiad selle üles. On tõesti, jah. Ja ütleme, notari lepingutes on ka teinekord nendes esimestes projektides suht draftid ja mustandid. Selliseid kuskilt jäänud kopeerimata mingeid asju või kopeeritud topelt ja mingit lisa ja valeinformatsiooni. Selle peale tavaliselt lähevad osapooled hästi kettasse, et mis asja, mis jama mulle siia saadeti. Reageeritakse nagu üle ja muretsema hakatakse kohe. Ei teata või ei osata nagu mõelda selle peale, et kui me kohtume seal notari büroos või siis kaugtööstuse teel, siis kõik vaadatakse üle järjest, kõik laused, kõik sõnastused ju kui vaja on, siis saab veel nagu täpsustada. Kohe veel saab alati muuta, jah, et see on nagu see viimane võimalus ja saab notarilt küsida veel võib-olla mingi nõu, saab pangalt küsida nõu, et pole nagu mure kohta, aga jah. Aga ikka see on, vaata see tuleb sellest, et inimesed nagu tunnevad, et nad lähevad kuhugi, kus nad iga päev ei käi, see on mingi keskkond, juriidiline keskkond, võõras koht, mingi notar istub laua taga, kõik on ametlik.
siis inimesed lähevad, see loomu poolest lähevad krampi juba. Et noh, meie maaklerite eelis ongi see, et me käime nagu päris tihti seal ja me näeme seda, et tegelikult ka notarid on inimesed, kõik on nagu läbiräägitav, muudetav ja see leping on täpselt selline, nagu teie tahate, et lõpuks te ei pea sinna allkirja andma, mitte kunagi, kui te ei ole selle lepinguga nõus. Et see lõpuks ongi nagu asja point, et te lähete sinna notarisse ja lõpuks see allkirja, kui te annate, siis see leping peab olema selline, et te olete sellega rahul, et selles mõttes või siis leppinud, kui mingi olukord sihuke on, et midagi on justkui nagu natuke teie kahjuks või mida iganes või mingid riskid on nii-öelda ära maandatud kellegi poolt. Aga jaa, selles mõttes, et notari lepingud on alati muudetavad enne kui sul allkirja all ei ole, et sellepärast ei tasu muretseda. Ja oleme ausad, et ka võib alati tehingu ära jätta. Jah, täpselt, ma tahtsingi öelda, alati võib tehingu ära jätta. See ei ole kohustus müüa ega osta, kui sa sinna koha peale lähed nagu. Lõpuks sellega ainuke mure on sellega, et noh, kui sa jätad ära, siis sa pead arvestama, et notari tasud sellel hetkel sa pead ikkagist maksma selleks, nad nõuavad see, et töö on tehtud nagu notari poolt. Aga see on nagu kõige väiksem kulu selle asja juures ja ebameeldivus. Why not nagu, jätame ära. Kui tuleb välja, et see inimene ikka üldse sulle ei meeldi, sa ei pea talt ostma. No tekib jah mingi ebameeldiv üllatus, mis iganes asja suhtes. Asjaolu, mis ei sobi nagu, et pank ka ei kanna sulle seda raha vägisi üle, et kõike saabki öelda, et ma otsustasin, et ma ei müü ja ongi kõik nagu. Et kõige olulisem võib-olla see mängib rolli siis, kui te olete olukorras võib-olla, millal tasuks kindlasti notari leping ära, et ta on siis, kui te satute ostja, lihtsalt turul tean, et on sellised ostjad, kes lepivad teiega hinna kokku mingis, see on rohkem nagu metsamaa ja kinnistute teema, aga on ka kuulnud siit ja sealt korterite puhul tehakse neid vanu korterid ostetakse, et inimene, kellel on hädasti vaja müüa, lepitakse hind kokku, minnakse notarisse rõõmsalt, ollakse notaris, vahet pole kas siis koha peal või laivis ja tegelikult seal ostja ütleb seal samas tehingus, et kuule, et nüüd on siuke lugu tegelikult, et ma maksan 5000 vähem või muidu me selle tehingu jätame ära. Ma aastasin ikka, et seal on nii palju muresid ja et toob mingi siukse justkui põhjuse, aga tegelikult on professionaalne ostja, meie nimetame seda, et ta oskab inimese psühholoogiga mängida ja olen kuulnud neid pahasid olukordi, kus inimesele öeldaksegi laua taga reaalselt, et 5000 peame alla laskma sellest tulenevalt ja kui sa ei ole valmis, siis, aga miks seda müüjad mõnikord siis teevad ja selle õnge lähevad ja on väga pahased justkui, aga ikkagist allkirja annavad, on see, et neil on justkui raha juba kulutatud, et noh, nad on juba mingid protsessid endal liikuma pannud, selle raha mujal ära kulutanud või mida iganes ja neil on tegelikult vaja, täpselt ja neil on vaja ja aga see tundub teile võib-olla lõpuks see 5000 okei, sain mööda püksi, aga tegelikult nad teevad neid kuust kuusse nagu selliseid tehinguid palju ja aastas on see suur summa, et no nagu mul üks müüja ütles siin nii et ärge nende õnge minge, et seal öelge kindlasti ei ja ütles äsja, et noh, et klienti tuleb ka nagu valida ostjat nagu, et kui on võimalik vähegi valida, et kui üks inimene tundub juba esmakohtumistel ja niimoodi selline ebamugav, siis ta tõenäoliselt on võib-olla hiljem palju ebamugavam. Jah, et tihti tuleb hinnata, kas see raha on seda väärt või on parem selline südamerahu nagu väärt. Unerahu, jah, et ma arvan, minu jaoks kõige sellised raskemad ostjad on mitte pahad, et need inimesed ei ole alati pahad, vaid nad ongi asjateadmatud. Nad tegelikult ei tea, kuidas asjad käivad, need ei ole praktikas kogemust ja siis nad on lihtsalt kuskilt kuulnud ja siis ongi see, et võib-olla ta on kinnisvara ostmas. Ei, te peaks skeptiline isegi olema, ta on asjatundmatu ja siis näiteks tekib olukord, et ostad mingi kodu endale või kinnisvara ja seal on mingi probleem, siis tema esimene mõte on lihtsalt see, mis talle meediast on kogu aeg nagu pähe lastud, et nüüd ma pean kohe varjatud puudustena selle fikseerima ja kohe hakkama raha nõudma justkui. Et tegelikult päris nii see nagu ei ole, et esimene asi on see, et tegelikult võiks omanikule helistada, öelda seda, et kuule, et mul ilmnes siin siuke asi, ma ei tea, kraani tööta näiteks kuskil, kus pidi töötama, siis tegelikult omanikul on alati õigus tulla ja nagu see teha korda oma vahenditest. Et see on ikkagist samamoodi mingid etapid on ette antud. Siin ma tahan ühe disclaimeri ka tuua, et kõik on case by case, et me siin maaklerite juttudes ei räägi niimoodi, et see on 100% igas selles olukorras nagu ühtemoodi. Et lõppkokkuvõttes iga olukord on kinnisvaras samamoodi case by case, kõik nüansid, millal midagi ilmnes, millal midagi avaldus on väga erinev, inimesed on väga-väga
objektid on erinevad inimesed on objektidel jah, et see on nagu asjad juhtuvad erinevalt. täpselt ja mõned suured asjad saavad siukse kiire lahenduse, et mehed saavad kokku, ütlevad, et kuule jah, tehtud ja siis mõnikord me jaurame siin kontoris lihtsalt mingi tehingu osas, kus ongi tõesti see, et mingi ülipisi asi ma isegi ei oska tuua, et mingi pistik on lihtsalt kuskilt lahti ja keegi ei suuda isegi kruvi keerata kinni ise, vaid helistab kohe omanikule, tekitab sellest paanika, ütleb, et kuule, mul siin logiseb kõik, on ju. Või liist on kuskilt lahti, kus ta ei avastanud, et enne, või siis liistu polegi kapi taga, kus enne nagu tundus, et on liist, aga kapi ära nüüd ei ole seal, seina ääres liistu, on ju. Et kuidas saab nii. Et igasugused siuksed naljakad olukordi, millest puhutakse minu arust mõnikord palju suurem asi üles kui teinekord ongi see kahe inimese vaheline mingi õõrumine juba olnud seal ja pahameel kahe persooni vahel. Et ma oskan enda lihtsalt isiklikust korterimüügist ikka siiamaani hea kogemuse tuua, et samamoodi ostis üks naisterahvas minu kodu ära ja ma elasin seal 7 aastat ja polnud ise seda külmkappi kunagi liigutanud ja mina sain renoveeritud korteri kunagi täis möbleeritud, on ju. Ja mul kõik toimis ja tal ka kõik toimis, aga tema hakkas seinasid värvima ja võttis selle külmkapi nagu uuesti ära, nagu et saaks seinad tagant ära värvida. Ja avastas, et seal taga tegelikult külmik oli ühendatud hoopis mingisse suvalisesse juhtmesse, et ka külmik töötaks, on ju. Ja ta saatis mulle pildi, on ju, aga see list oli hästi hirmus, nagu mulle alguses ka, kui ma selle avasin, et varjatud puuduste list, mida ma nüüd korterist avastasin, ma mõtlesin, et issand jumal. Aga lõppkokkuvõttes, kui me käimisime selle kõik rahulikult läbi, ja ma sain aru, et tegelikult need on korduvad asjad ja mõned asjad on üldse pseudo asjad nii-öelda, et need ei puutu tegelikult minusse, siis lõpuks oli ainult 2 põhilist asja, milles mina olen siuke helistaja, et mina alati, minu soovitus võib-olla praktikas on see, et kui te müüte kinnisvara ise ja teil tekib mingi varjatud puuduste case, siis alati esiteks suhelge ja tehke seda mitte emaili teel kohe. Selleks, et see emaili suhtlus võib minna väga kiiresti nagu hapuks selles osas, et inimesed saavad üksteisest ühtemoodi tõlgendavad seda lauset, mida te kirjutate hoopis teistmoodi ja võivad seda võtta juba, et äkki see on kellegi ametlik kiri ja et ta teeb seda sellepärast, et kaitsta ennast ja nii edasi, aga mina alati helistan, ütlen, et kuule, väga tore, saime info kätte, me tegeleme, arutame läbi, äkki saame võimalusel siis mingi päev läbi tulla, vaadata koos üle, fikseerime siis nagu koos ära ja siis vaatame, lepime järgmised asjad kokku. Inimesed rahunevad maha, kui nendega suheldakse. Ega ei ole halb ka nagu kirja panna siis, mis on kokku lepitud, on ju. Tahtsin just jõuda sinna, et kui telefoni teel midagi suuliselt kokku lepite, siis järgmiseks võiks olla loogiline, kuule, tšau, telefoni teel vestluse jätkuks, fikseerin hea meelega sinuga need asjad ära, millest rääkisin. Aga et kohe minna varjatud puuduste osas emaili mina ei soovita. Kui tahate, tehke, aga inimlikult saab minu arust vahetult saab palju kiiremini ja paremini asju ära ajada, kui on asjad nagu halvad. Ongi selgitamine. Või mingid asjaolud on siis selgunud, et võib-olla mul tuleb siin eredalt üks näide, et kõige rohkem, mis ma ise kartnud olen tehingus, kus me tegime, aga kõik osapooled olid tegelikult väga laadnad, olid ikkagi sellised kõrvalhooned, mis nagu, sa näed, et need on viltu juba vaata, vajunud, laut või mis iganes mul seal vanades talumajades on. Ja me panime muidugi ka kirja, et need on visuaalsel hinnangul nagu kasutuskõlbmatud. Aga inimesed kasutavad seda reaalselt, ja siis ise tahaks nagu öelda, et kuulge, et olge siis ettevaatlikud ja siin sisse välja käite, aga see pole minu asi nagu öelda, et me ütlesime, et need on kasutuskõlbmatud, omanikud kasutavad, kui tahate, kasutage ka. Omal vastutusel, aga et siuksed asjad ja võib-olla maaklerina on, kus ma alati nagu ikkagist annan omanikule väga konkreetselt nõu, et mingi asi tuleb kindlasti lepingusse panna, et ei saa olla selline, et suva vaatame, peas, et saaks tehingu tehtud, vaata. See tagantjärgi võib olla palju halvem nagu kui see, et sa nagu püüad selle hädavaevu nagu maha müüa kiiresti. Et neid olukordi on ikka küll ja küll. Sul on endal olnud olukordi, kus notar jääb nagu tehingus ära või? Sellest tulenevalt, et mingi siuke asjaolu selgub, et nagu sa ise ka ei teadnud, et sulle omanik ei ole öelnud ega nagu ja nüüd järsku kuskilt plahvatab midagi. Praegu niimoodi ei tule meelde, et mul on ära jäänud kunagi mingi kaasomandiga seoses, kus ostjad ei olnud võib-olla päris selgeks endale teinud, mis see kaasomand on nagu. Et on mingi ostu ees õigus kellelgi ja kõik niisugused. Kusjuures see on hea teema, millest võib-olla ka täna kiirelt nagu rääkida pärast sellest ostu ees õigusest, seda ajavad inimesed tihtipeale sassi. Me vist kunagi mingis osas seda korra puudutasime.
aga jaa, et kõik, noh, see kõige suurem, võib-olla lihtsalt see mõte, mis mul tekkis, see kõige suurem mure, mida kaasomandi puhul kardetakse turu peal, lihtsalt praktikas inimesed mõistavad valesti, on see, et sa pead oma teist kaasomanikku teavitama, et sa alustasid müügiga. Tegelikult ei pea nagu. Et sa pead seda peale notari tehingut tegema, andma teada, et müük on tehtud ja palun anna allkirja, et sa oled teavitatud, et hakkaks kaasomandise ostueesõiguse aeg jooksma. Meiliga või no kõige lihtsam on ikkagi kirjalik. Kõige kindlam oleks allkirja alla võtta, aga jah, see ongi ju ajakirjandusega olnud, et inimesed on seda allkirja siis nagu võtnud selliselt, et see ongi lõplik. Aga see ei ole ka lõplik, jah? Tegelikult on siis teisel osapoolel, sellel, kellel on ostueesõigus 2 kuud aega otsustada ka ümber oma otsus. Siis, isegi kui ta andis allkirja, et ta on nõus, et ta ei taha kasutada seda, siis ta saab ümber ikka mõelda. Ta võib ikka ümber mõelda. Seal peab jälgimine seadusest vaatama need, et seal millal see kaasomand või ostueesõigus nagu tekib ja millal ei teki ka, et ei ole alati ostueesõigus. No seal on ju see sugulaste vaheline ja see asi ka ju. Ja, no jällegist iga olukord on hästi nüansirohke, et ei ole ühte ja õiget, mida me siin kogu aeg räägime, aga me räägime üldistest praktikatest, mida me turul kogu aeg näeme, mis nagu inimesed müüdi mõttes nagu, meil oli ju kunagi teema nimi kinnisvara müüt on ju. Et asja mõte ongi see, et me näeme pidevalt turu peal, et üldse asju tõlgendatakse täiesti valesti. Et nagu mingi praktikad on välja kujunenud, mis tegelikult nagu juriidiliselt ei ole üldse nii nagu inimesed arvavad. On midagi kuuldud, aga see ei pruugi selles olukorras päris sama olukord olla. Nagu. Jah, täpselt, et see on poolik informatsioon. Vot, nii saime siis selle notari teema läbi, et tegelikult me siis taustana teeme päris palju tööd ära, kui notarisse minnakse, paneme isikuandmed, rahaliikumised, kust raha tuleb, keegi palju deposse kannab. Et minu asi maaklerina on ikkagist olla see, et kõik inimesed on, näiteks kui ma tegin siin just ühe notari lepingu ettevalmistamist, saatsin kõik info ära, ma saatsin osapooltele lihtsalt kirja, et info on notarile edastatud, lihtsalt infoks, et inimene teab, et midagi kulisside taga toimub, et ei ole sükast mätsikut, et 3 nädalat on vaikus, nüüd tegime bronni, mis nüüd toimub nagu, et tegelikult siis sellel ajal toimubki see infovahetus, küsimine, ostjaga võib-olla veel selgitamine, kas ta on pangas, mis panka ta valib, seks tal on aega, et jah. Aga järgmiseks, mis ma panin siin teemaks, ma panin meile see ruutmeetrite hulgas, mis seal tegelikult on, korteriomandist sa rääkisid mulle siin, et käime korra selle mõttena üle, et inimesed ei saa tihti peale aru, kui suur on see korteriomandi pind, mida nad tegelikult ostavad selleks, et sinna sisse on pandud siis igasuguseid huvitavaid terrasse, nii-öelda müügipakkumises justkui, aga tegelikult füüsiliselt ostavad nad reaalosa, mis on palju väiksem ja aga siis tulevikus või müümis on segadus. Osade kortermajade puhul nagu tekibki alati nagu küsimus rohkem nagu uuemate ehituste puhul, et kas rõdu on korteri ruutmeetrite hulgas korteri ruutmeetrid, et mis siis on reaalosa ja mis on kaasomandi osa, mis on kinnistusraamatus kirjas ja mis on siis ehitusregistris kirjas, numbrid võivad isegi erinevad olla, aga tihti nagu ei ole ja siis on veel, et mis siis on veel kommunaalarvel näiteks kirjas nagu, et ja need arvud võivad kõik milline ühistu on võtnud aluseks korteri omandi kinnistusraamatust või siis on võetud aluseks hoopis korteri köetav pind nagu. Ja mõnikord on panipäik ka sinna juurde pandud. Osadel selleks, et see on köetav osa. Jah, et osadel korteritel on siis ka korteri omandi hulka pandud panipaiga ruutmeeter. Et teinekord on nagu huvitav, meie näeme lihtsalt neid erinevaid korteriühistu lahendusi väga palju. Et võtad nagu korteri plaani ja hakkad siis tubade kaupa ruutmeetrit kokku lööma ja vaatad, et kui palju nagu üle või puudu jääb nagu, et kus see ruutmeetrite arv võiks nagu olla siis, et kas ta on nagu rõduna või on ta siis isegi panipaik sinna hulka pandud. Ja on olnud ka seda, et on autokoht on nagu, et iga maja puhul on see tegelikult erinev. Sa tead, et see korter ei ole 70 ruutmeetrit, aga kus see 70 ruutmeetrit siis nüüd tuleb kokku? Ja. See ongi nagu korter oli 40, siis oli panipaik, siis oli autokoht. Võib-olla kinnine rõdu. Rõdu veel on ju. Aga kommunaalarved olid 70 ruutmeetri pealt nagu. Et selliseid ebaõiglasi asju nagu ka tehakse, inimesed on ise kokku lepid seda tegelikult just kui korteriühistu või arendaja juba selle paika pannud. Arendaja on tihti selliselt ka lahendanud nagu, et nad ei ole hakanud eraldi korteri omandit tegema või kasutuskordasid, et on kõik ühte punti pannud nagu. Jah, ma olen nõus. Aga sina rääksid ühe huvitava uue informatsiooni. Millele pole lihtsalt mõelnud jah, et eile õhtul sain siukse huvitava asja teada, et öelsin juba üleeile.
et ise müüme ka katusekorterid loopargi.ee, minge vaadake, seal järjest korterid huvi tuntakse ja nüüd on kõik korterid valmis. Minu unustasimegi seda alguses ütlemata, issand jumal. Ma arvan, et üks korter sai eile veel broneeritud. Jah, et läheb järjest, kõige ägedam korter minu arust läheb ära, et kui ma üldse oleks ostnud, siis on see või siis järgmine nüüd on see kõige kallim kahene, mis seal, selles mõttes kallim, et kõige hinnalisem siis seal, kui nad on suur. Et minu üks lemmikutest läheb ära, nii kurb. Pead uue lemmiku valima. Pean uue lemmiku valima. Igatahes meil oli siuke huvitav olukord, et minu elukaaslane kallis hindaja käis konverentsil, koolitusel kuskil, kus oli jälle räägiti juriidiliselt erinevaid huvitavaid fakte. Ja siis küsis mul siukse huvitava küsimus, et kas sa tead, mis saab sellest pinnast, mis on kui sul on katusekorter, mis on katusekalletega, siis ametlikku pinda kõik teavad, mõõdetakse 1,6 meetri pealt, ehk siis kõik see on reaalosa suurus. Aga tegelikult kõik see, mis jääb sinna allapoole, nii-öelda sinna räästa alla, nagu siis kalle alla ja kui see on korter majas, siis tegelikult kui seda kuidagi eraldi väljaehitaja arendaja poolt ei ole nagu reguleeritud, et see on erikasutuskorraga, siis see on tegelikult kaasomandi osa. Ja tegelikult siis kui sinnaga ei tehta tehingus koos arendajaga mingit, et see oleks notariaalse kasutuskorraga vähemalt siis reguleeritud, siis tegelikult on nii, et lihtsalt juriidiline staatus neil on kaasomand ja kaasomand reguleerimata tähendab seda, et see on justkui tegelikult kõikide ühispind ja nii ongi nagu lihtsalt ja see ongi juriidiline selle staatus, et tegelikult oleme ausad, et kui see on sinu korteris, sul on uks kinni, siis kedagi ei koti ja see on ju välja arendatud ja kõik on hästi. Aga jaa, see on kaasomand, et ma ei ole lihtsalt kunagi nagu mõelnud, et see ei ole. Rõdud või panipaigad tehakse tihti, on nagu korteri nagu seintest väljas, siis see on nagu loogiline. Nendele tehakse need erikasutus kokkuleppid nagu. Jah, aga see on nagu loogiline ka, et see on kaasomand. Ma ei ole kunagi lihtsalt arutelu olnud. Täpselt meil ka ei ole ja sellepärast see oligi minu jaoks nagu äge uus asi, mis lihtsalt nagu aga kes selle eest vastutab? Mida lihtsalt mõelda, no vastutab no tegelikult nagu naljakas ongi, et siin ei ole ühtegi tõde praegu, mida meie Martiga omavahel arutame, et see ongi maakleri jutud. See on uus olukord, aga lihtsalt ise mõeldes natuke kinnisvaras olles, et see on tegin lihtsalt omavahel ka nalja, et kui seal nüüd tegelikult midagi täna juhtub, on ju, ma ei tea, põrand läheb katki või sein hakkab mullitama, on ju, või noh, vihma sajab sisse, on ju, siis sa põhimõtteliselt teed ühistu rahadega selle osa nagu võid nõuda. Noh, ma olen jumala kindel, et kõik omanikud ütlevad, et mingi täitsa hull on ta peast, et ta nõuab, see on ju tema korteris ja see ei ole loogiline. Aga reaalselt, juriidiliselt, kui me räägime lihtsalt, siis selle asja nimi on kaasomand, mis on ühisvastutuses, see on kõikide oma. Ehk siis sa omad sellest kaasomandi suurustest mingit nagu osa, mida sa kasutad enda tarbeks. Ja tegelikult võib ka vastupidi olukord olla, ma lihtsalt oma peas genereerin ideid. Ükski ei ole õige vale. Et lõppkokkuvõttes võib olla see olukord, et ühistu tuleb, ütleb sulle, et sa oled kaasomandi osa kasutanud enda tarbeks, oma voliliselt põhimõtteliselt, et kas ehita kinni või hakkavad sult nõudma nagu mingit kompensatsiooni selle eest. Mingi kommunaalarve pannakse sinna hulka. Täpselt nagu, et see üldküte on sul nagu, üldpinna see osa on nagu sul suurem, on ju. Igast nagu naljakaid mõtteid tekkis minu peas, et tulevikus kindlasti lihtsalt, mis ma ise targem olen, et kui keegi katusekorterid teeb, siis kindlasti mõelge, kui te teete põhimõtteliselt sinna Arja Varreni selle lahti, et Arja Servani, sorry, siis tasub nagu mõelda sellele, et see reguleeritakse kohe selle müügi käigus ära, et see on ikkagi siis notariaalse kasutuskorraga, see arendaja saab seda sellepärast teha, et tal on niikuinii ühistu poolt kõik õigused antud selle pinnaga, mis ta välja ehitab, reguleerida seda täpselt nii, nagu tahab, muidu kui ta peaks iga kord korterit müües kõikide korteromanikega jälle seda jaurama ja läbi käima, siis ei tunduks loogiline, keegi teeks neid katusekorterit korda. Et samamoodi oli lool ka, et tegelikult ühistu annab selle volikirja nii-öelda õiguse teha need asjad niimoodi korrektselt korda. Jälle mure, millega tegeleda. Tegelikult see ei ole üldse mure, tegelikult see ei ole üldse nagu oluline, aga millele lihtsalt korra mõelda, et juriidiliselt see võib tulevikus mingile müüjale, kui mingi sõge ühistu esimees näiteks, mingi jaburas olukorras võib see nagu väga oluliseks asjaks äkki saada, ma ei kujuta ette. Tegelikult kui ma hakkan mõtlema see PAE 25 on ju, ma lihtsalt mõtlesin selle ka, ma olen seal kortereid müünud 2 lausa, tol hetkel müüsin neid katusekortereid. Siis
seal oli ikka kõik nagu sinna alla välja, ma tean. seal oli katus oli 2 korrust. Noh, ma tean ja siis oli veel täiesti sinna nurka välja tehtud. Et seal siis ju suur osa nendest, need on väga ägedad suured korterid, seal oli tegelikult samamoodi ühistu, et tegelikult kindlustus, noh, võtame nüüd kindlustuse näiteks, jälle nali on ju, sul on reaalosa suurus nii palju, nüüd sul on kindlustus case, et sul on vaja korteris täisremont teha, siis tegelikult kindlustus võiks sulle ju öelda, et kuulge, see on kaasomandi osa, mina seda korteri osast. Et kogu põranda minna parketti ei saa nagu. Täpselt selleks, et sul reaalosa on väiksem, kui sul tegelikult põrandapinda, sa täna ütled mulle. Selleks, et sa ju teed põranda sinna lõpuni välja. Ma arvan, neid kortermaju paistab siit aknast. No, terve Põhja-Talinn on neid täis. Et jaa, lihtsalt siuke huvitav case ja see on natukene nagu broneerimislepinguga üle vaieldakse, vaata, et kas see peaks olema ainult notariaalne või siis võiks ka lihtkirjalikku teha ja mis nende sisu on ja millal ta vale täiesti ja millal ta õige on. Praktikaturul on ikkagi see, et kõik kasutavad seda lihtkirjalikku broneeringut selleks, et see on natuke distsiplineeriv justkui, aga reaalsus on see, et kui me läheme kohtutesse, siis me ju teame erinevaid case, et on lahenenud positiivselt ja on lahenenud negatiivselt, et võtta siis ära. Sisust, mida on räägitud, mis seal kirjas on. Millal tehti, kuidas presenteeriti nii edasi, et õiget ja vale ei ole. Nii et asi, millele tähelepanu pöörata tuleb. Täpselt, et siuke huvitav case. 36 minutit juba läinud. Nii, ja meil oli palki, rohkem teemasid ei olnudki. Äkki siis räägime natuke kinnisvaraturust, et mulle siin tundub, et ilm läheb aina ilusamaks. Tundub, et kevad ongi muutnud seda huvi, et tegelikult korterite ja objektide vastu on nagu huvi, mida on, et paistab, et kliendid on kaua otsinud. Ja nad ei ole niimoodi kiiresti otsustajad. Täna on nagu aega otsustada jälle, et inimesed on võtnud selle hoiaku minu arust. Et mul on aega, et ma saan minna ja vaadata, ma ei jää ilma sellest korterist, et see on nagu turgu teinud aeglasemaks. Mis ei tähenda, et meil tehingud ei oleks, on küll kogu aeg, aga selles mõttes ikkagist me tunnetame seda kohe igapäevaselt erinevalt. Et see aeg ka nagu ootus, et ostjate poolt vaadates, et ootus, et hinnad langevad, et müüjad ei saa müüdud, nad langetavad hindu, siis on võimalik paari kuu pärast võib-olla odavamalt osta. Kusjuures eile nägin või üleeile nägin nüüd huvitavat fakti, ma ei tea kust kohast, aga see mõte lihtsalt, ma neid protsente täpselt ei mäleta, aga miks on täna kinnisvara hinnad nii, nagu nad on selles osas, et teise järgu korterid, mis on siis kasutatud korterid, hinnad tõusevad täna natuke turus, mis on nagu, ja miks see nii on ja miks arenduste korterid, siis uusarenduste korterid kukuvad, on see, et esiteks uusarenduste korterid siin viimaste aastatega on palju rohkem tõusnud kui teise järgu korterid ja teiseks uusarenduste tõus oli kõvasti kiirem. Ja teise järgu uusarendustes oli see ka, et täna on nagu uusarendustest hästi palju pakkumist lihtsalt, ülepakkumist. Laoseis on hästi suur, aga teise järgu korterites on jälle see, et hinnad tõusid varem palju aeglasemalt. Ehk siis täna nad justkui tõusevad natukene sinna järgi, et see käpp läheks nagu tavapäraseks ja normaalseks. Et ma neid protsenti täpselt ei mäleta, aga see põhjus üldine on see. Kunagi oli ikka 20% selle uue ja vana vahe. Ja vahepeal oli suurem. 30-40%. Ja nüüd teise järgu korter tõusebki nagu sinna normaliseerub nii-öelda tavaline olukord. Mis on nagu ostuviilistel ma olen nagu märganud või see, et neil ei ole nagu finantseerimine tegelikult nagu läbi räägitud või nad ei ole endale nagu lõplikult selgeks teinud nagu finantseerimise. Et jah, et ma peaks laenu saama, ma tegin mingi taotluse kuskil, aga kas nagu tegelikult ka kindlalt saab on ja või mis tingimustel saab on ja et see eeltöö on nagu tegemata nagu inimestel paljudel, et sellest me rääkisime juba 2 saadet ka. Ongi nagu see, et see finantseerimise pool nagu, et ei saagi tegelikult kokkuleppeid teha, kuna ostja ei tea, kas tal on kõik vajalik raha hulk olemas. Või siis näiteks on täna turul minu arust sinu kliendiga on üks siuke olukord ja mul on ka korduvalt olnud olukordi, kus inimesed tulevad turu peal mulle jutuga, et mul rohkem raha ei ole, aga ma tahan seda kinnisvara osta, et siukse jutuga ei tasu kunagi nagu ostja poole pöörduda, sellepärast, et see ei ole või müüja poole, see ei ole mingi hea argument, mida nagu presenteerida, et siis minu vastu odavam nagu mõtlevad enamus müüjad siis selle peale pigem, aga et pigem nagu tuua mingid teised argumendid välja oleks targem, et sellest tulenevalt täna ma julgen väita tegelikult arendajad nagu hädas kuidagi ei ole kuskil, ei näe veel, et ega sellest tulenevalt sulle mingit allahindlust ei tehta, et sul raha pole, et see ei ole nagu hea klausel. Läbirääkimine on võimalik, aga kas nüüd sellepärast, et jah, et sul raha ei ole? Jah, et siis tuleb lihtsalt see juurde sebida ja mõnikord, kui te isegi selle välja toote, siis kui see lihtsalt
ostunõuanne, et kui see käpp on lihtsalt nii väike, et seal 1000 eurot, siis täna selle, ma ei tea, ostud 200 000 korterit, sa ütled, sul on 1000 puudu, siis ilmselgelt mina kui müüja eeldan, et küll sa selle 1000 ka kuskilt leiad, kui sulle see korter nagu väga meeldib. Ja tegelikult nii ongi, inimesed leiavad selle 1000. See ei ole siuke summa, et noh, sul on 200 000 olemas ja nüüd 1000 ei saa. Siis lähed müüd oma arvuti maha, ostad pärast liisingusse. Et nii on, kulaga läheb lobaks ära. Soovime siis tarku tehinguid ja näeme juba notaris, on ju. Jah, et tegusad kena kevadet. Ja tulge looparki. Tšau. Tšau.